Siin Tartus Kuradisillalt alla vaadates ja Kiviviske kaugusel Raekoja platsist helgib meile Toomemäe küngaste vahelt vastu üks kaunis, kuid igas mõttes võimas maja. Kusjuures selle maja seinadki räägivad, et nii mõnedki ruumid selles hoones on Kuradist endast ja sellest sillast inspireeritud. Aga sisulises mõttes võime öelda, et siin võtab meid vastu Eesti kõrgeim võim. Ja seda täitsa sõna otseses mõttes, sest asume geograafiliseltki Toompeast kõrgemal, kus asuvad meie Riigikogu ja valitsus. Aga mis maja see siis on, millel on nii suur mõju kogu Eesti riigile? Lähme vaatame lähemalt. Kas teadsid, et Eesti kolmeastmeline kohtusüsteem koosneb 4 maakohtust, 2 halduskohtust, 2 ringkonnakohtust ja lõpuks riigikohtust? Täna sisenesime just Riigikohtu hoonesse Tartus, kus Eesti Riigikohus on oma tööd teinud aastast 1993, mil koliti endisesse haiglahoonesse. Aastal 2020 sai kogu kompleks endale renoveerimisega uue ilme, klassitsistliku stiilis kohtumajana. Kohtumaja aatriumis tervitab kõiki sisenejaid õigusjumalanna Justitia, kes oma kohalolekuga annab märku selle maja eesmärgist ja olemusest. Samas ei ole Justitia siin majas kesksel kohal, vaid selleks on ikkagi umbes 100 inimest, kes Eesti Riigikohtus igapäevaselt õiguse eest seisavad. Ja lähme vaatame, ehk leiame kellegi, kellelt me Riigikohtu töökohta täpsemalt küsida saame. Olemegi jõudnud riigikohtunike töötubade korrusele. Alustades algusest, siis Riigikohus ise koosneb 4 kolleegiumist: tsiviilkolleegium, halduskolleegium, kriminaalkolleegium ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium. Rahu, ehk siis inimkeeli selgitades, tsiviilkolleegiumis vaidlevad ja otsivad õigust inimesed ja ettevõtted omavahel. Halduskolleegiumis on osapoolteks inimene ja avalik võim. Kriminaalkolleegiumi tuumaks on välja selgitada, kas süüdistatav ka tegelikkuses on kuriteo toime pannud. Ja 4. ning viimane on põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium. Aga sellest räägime hiljem juba veidi täpsemalt. Ja me oleme jõudnud ühte selle maja kõige suuremasse kabinetti. Villu, ole hea ja räägi, mis on esimehe roll Riigikohtus? No esimehel on mitmesugused erinevad ülesanded Riigikohtus. Esiteks on esimees kohtunik, nagu kõik ülejäänudki, kokku 19 meid siin on ja lahendame kohtuasju. Mina lihtsalt osalen vähemates kohtuasjades kui teised, seda võrra aga ilmselt siis olulisemates, nagu näiteks põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasjades, lisaks ka üldkogus, kus kõik Riigikohtu kohtunikud kõige tähtsamaid asju arutavad. Seda siis vast esiteks. Teiseks ma pean seda asutust ka juhtima, et asutus töötaks, kohtuasjad saaksid mõistliku aja jooksul lahendatud ja inimeste kaebused saaksid siis siin oma lahenduse. Ja et meie oma töötajad siin ennast hästi tunneksid. Ja kolmandaks pean ma siis ka esindama Riigikohut kui ka üldse kohtusüsteemi ka väljapoole, nii Eestis kui välismaal, poliitikute juures, kolleegide juures välismaal ja vajadusel ka siis kirjutama kohtusüsteemist, olgu siis meedias või ka siis vahel mõnes raamatus, mitte küll Tõe ja õiguse moodi raamatus, aga siiski. Vaat seda me kunagi ei tea, mis raamat saab tüvitekstiks ja mis ei saa, nii et tasub tähelepanelik olla. Aga mille poolest erineb Riigikohus esimese ja teise astme kohtutest? No meie kohtusüsteem on 3-astmeline. Ja Riigikohtusse, kui kõige kõrgemasse astmesse jõuavad siis kõige olulisemad asjad, neid on ka kõige vähem, protsentuaalselt. Aga meie põhiline roll on ikkagi ühtlustada kohtupraktikat ja anda siis juhiseid seaduse kohaldamiseks. Ja seetõttu me ei tegele siin üldjuhul ikkagi asjaolude kogumise, tõendite hindamisega, vaid vaatame seda kaasust siis õigusliku külje pealt. See eristab meid eelkõige alamastme kohtutest. Ja lisaks eristab meid see, et meil on ka kohtusüsteemi ülesanded, nagu näiteks kohtunike koolitamine ja uute kohtunike valimine. Aitäh sulle, Villu! Aga kõige sobivam viis Riigikohtu töökohta veel täpsemalt teada saada on küsida kolleegiumi esimeestelt. Lähme!
aga Saale, ole hea ja räägi, mis saab siis, kui inimene paneb kaebuse teele, kes ei ole alama-astme kohtuotsusega rahul? Kõigepealt peab kaebust esitada sooviv isik teadma, kas ta võib pöörduda Riigikohtusse isiklikult või peab selleks kasutama advokaadist esindaja või kaitseabi. Enamusel juhtudel on advokaati vaja Riigikohtusse pöördumiseks, aga näiteks hagita asjades tsiviilkohtumenetluses ja haldusasjades võib inimene kaevata Riigikohtusse isiklikult. Aga millistel juhtudel üldse Riigikohus võtab asja menetleda? Riigikohtus toimub eelmenetlus, kus tõesti otsustatakse, kas anda kaebusele menetlusluba või mitte, sest Riigikohus vaatab asju läbi kassatsiooni korras ja see tähendab seda, et tegeldakse ainult seaduse ebaõige kohaldamise aspektiga. Ehk siis Riigikohus ei hinda tõendeid, ei tuvasta fakte, vaid annab hinnangu ainult sellele, kas asjas on seadust õigesti kohaldatud ja kas see on võinud siis mõjutada otsuse lõplikku õigsust. Aga ma olen kuulnud, et igal kolmapäeval on kolleegiumitel ka koosolekud. Mida te seal arutate? Tõepoolest, kolmapäevad on Riigikohtus väga tihedad tööpäevad just nõupidamiste poolest. Kõikides kolleegiumides toimub nii-öelda suures ringis arutelu, kus kõik kohtunikud ja kõik kolleegiumi nõunikud üheskoos arutavad näiteks kolleegiumi töökorralduslikke küsimusi, aga samuti kolleegiumis lahendamisel olevate asjade kõige olulisemaid, põhimõttelisemaid õiguslikke küsimusi. Ja vahel nendel nõupidamistel arutatakse ka seda, kas konkreetses asjas peaks andma menetlusloa või mitte. Ühesõnaga hinnatakse seda, kas Riigikohtu lahend võiks olla õiguse edasiarendamise või seaduse ühetaolise kohaldamise seisukohalt oluline. Selge pilt. Minul on nüüd küll kõik selge. Aitäh, Saale! Eelmenetlusel on oluline roll, aga mis juhtub nüüd nii eitava kui jaatava vastuse korral? Eitava vastuse korral see tähendab, et Riigikohus ei võta kaebust täielikku menetlusse. Tuleb hakata inimestel elama ringkonnakohtu otsuse järgi. Jaatava vastuse korral Riigikohus viib läbi täiemahulise menetluse, see tähendab, annab veel kord pooltele võimaluse oma seisukohti esitada, vahel teeb selleks ka suulise istungi, toimuvad täiendavad kohtukoosseisu nõupidamised ja lõpuks, mis kõige tähtsam, Riigikohus teeb põhjendustega otsuse. Põhjenduste lihvimisele kulub suur osa meie tööajast, tuleb ju tagada, et Riigikohtu otsus ikkagi aitaks seadust ja õigust selgitada, mitte ei muudaks inimeste elu segasemaks. Kui nüüd kaebus võetakse töösse, siis kui kaua võib võtta aega selle lahendamine? Iga asi on väga omapärane, sõltub tugevalt, mis on inimestel kaalul, kui kiire selle asjaga on, me arvestame ka seda asja tähtsust, teinekord sõltub selle keerukusest, aga suurema osa või olulise osa asi ootab ka oma järjekorda, kahjuks me ei saa tagada seda, et kõik asjad kohe ette võetakse niipea, kui nad Riigikohtu uksest sisse saavad. Keskeltläbi 4 kuud, keerulistes asjades võib see vahel isegi üle aasta olla, samas kõige kiiremates asjades, näiteks riigihangetes, tuleb mõne nädalaga otsus ära teha. Aga kui palju kaebusi üldse esitatakse ja kui paljud neist Riigikohtu otsuse saavad? Keskeltläbi 3000 taotlust tuleb meile aastas sisse, 10–12% on siis need, kus me teeme põhjendustega otsuse ehk need, mis me võtame menetlusse. Teisiti oleks see ka kummaline, kui nüüd 2 kohtuastat teeks nii palju praaki, et enamus Eesti kohtute otsuseid tuleks veel 3. korda Riigikohtus ära lahendada. Nii et see on jäämäe tipp, mida Riigikohus menetleda võtab. Ja kui nüüd lahend ühele osapoolele ei sobi, mis siis edasi saab? Seda juhtub, sest ega Riigikohus ju saab ka enamasti teha lahendi selliselt, et see on ühele soodne ja teisele paraku mitte kõige meeldivam. Kuigi me vahel tuleb ette ka selliseid win-win situatsioone. Aga Eesti siseselt on Riigikohtu otsus lõplik, on
põhimõtteliselt võimalus veel inimõiguste teemasid paluda üle vaadata Euroopa Inimõiguste Kohtule, aga see ei ole 4. kohtuaste Eesti kohtute jaoks, ta keskendub ikkagi ainult inimõiguste kõige olulisematele probleemidele, seal täiemahulist kohtuasja uut lahendamist ei toimu. Filmidest oleme me tuttavad igasuguste erinevate kohtute ja kohtupidamise viisidega, aga kuidas see siis tegelikkuses välja näeb, kuidas lahendini jõutakse ja kas alati on vaja selleks ilmtingimata istungit? Riigikohtus on istung suur erand ja pidupäev, enamus asju me lahendame kirjalikus menetluses, tänapäeval elektrooniliselt, suhtlus käib läbi infosüsteemide ja elektronkirja. Selle põhjus on ka selge, et suur osa tööd ja infot on juba eelmised kohtuastmed kokku kogunud, seda ei ole mõtet alati dubleerida. Aga umbes 10 asjas aastas Riigikohus ikkagi peab mõistlikuks, kui asjad on keerulised, menetlusosalised kokku kutsuda ja nende juuresolekul asi läbi arutada. Klassikalise Hollywoodi filmiga võrreldes meie töö on üsna teistsugune nagu öö ja päev, aga võib-olla kõige sarnasem minu nähtud filmidest on Muhammad Ali Viimane võitlus, mis kirjeldab küll Ühendriikide ülemkohtu tööd, aga seal on sarnaseid jooni juba näha Riigikohtuga. Selge pilt. Aitäh sulle. Kaidi, ole hea, räägi, kuidas on kohtupidamine ajas muutunud? Pabertoimik on kaduv nähtus. Me kasutame igapäevaselt digitoimikut ja kohtute infosüsteemi. E-toimik võimaldab menetlusosalistele saata teateid virtuaalselt. See tähendab seda, et kogu info kohtuasja kohta on vaid hiirekliki kaugusel. 10 aastat tagasi, kui ma siin majas tööd alustasin, siis läksin igal hommikul läbi sekretäri kabinetist, võtsin suurelt riiulilt endale lahendamiseks määratud pabertoimikud ja suundusin nendega oma kabinetti neid uurima ja arvamust kirjutama. Tänasel päeval on riiulil vaid üksikud pabertoimikud. Digitaalne toimik võimaldab meil teha kaugtööd ja ka seda, et mitu inimest saavad vajadusel samal ajal töötada ühe ja sama kohtuasjaga. Aga mis on see, mis on ajas samaks jäänud, mis ei ole muutunud? Töö põhiolemus on siiski jäänud samaks. Ja tore on see, et läbi aastate on mitmed nõunikud suundunud kohtunikuks ja nii mõnedki neist jõudnud ringiga tagasi riigikohtunikuks. Kas sina tahaksid ka ühel hetkel ise kohtunikuks saada? Jaa, loomulikult. Selge pilt. Kes meist ei tahaks kohtunik olla? Aitäh sulle, Kaidi, aga meie suundume nüüd vaatama, kus see päris Tanner on, kus istungid toimuvad. Tulge kaasa. Olemegi jõudnud ühte Riigikohtu olulisemasse saali, kus kogunetakse erilisemate ja suurimate menetluste korral. Kaupo, ole hea ja räägi, kus me oleme, miks see ruum nii oluline on ja mis siin igapäevaselt toimub? Me oleme Riigikohtu istungite saalis. Ega igapäevaselt siin suurt ei toimu, sellepärast et Riigikohus peab istungeid harva. Aga kui Riigikohus peab istungit, siis just selles saalis. Riigikohus võib asja arutada 3-liikmelises koosseisus, 5-liikmelises koosseisus, aga vahel arutab Riigikohus siin ka asju 19 riigikohtuniku osavõtul. Aga mind huvitab veel selline asi, kuidas erineb põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi töö teiste kolleegiumite töödest? Ega ta suurt ei erine, aga võib-olla öelda, et vastutus on veelgi suurem. Sellepärast, et põhiseaduslikkuse järelevalve asjades tuleb Riigikohtul otsustada, kas Riigikogu poolt vastu võetud seadus on põhiseadusega kooskõlas või tuleb see tunnistada kehtetuks. Ja siis Riigikohus hoolitseb selle eest, et Eesti riik ja Eesti õiguskord toimiks ja toimiks põhiseaduse päraselt. Tavaliselt võib veel seda öelda, et valimisaastatel on meil veelgi rohkem tööd, sellepärast, et ka kõik valimiskaebused on põhiseaduslikkuse järelevalve asjad. Nii et ütleme, see põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tegeleb siis selliste põhjapanevate asjadega. Võib nii öelda.
Riigikohtu roll on ka kohtunike konkursside läbiviimine ja eksami korraldamine ja just siinsamas ruumis toimuvadki need vastutusrikkad eksamid, mis on paljudele kohtunikele oluliseks verstapostiks tulevasse ellu astumisel. Esimese ja teise astme kohtunike ametisse nimetamiseks teeb ettepaneku Riigikohtu üldkogu. Riigikohtunike puhul Riigikogu, aga lõpuks tööle võtab kõik kohtunikud Eesti Vabariigi president. Aga nagu ikka, siis ega ühtki suurt asja üksi ei tee ja selle kõige suure loomiseks ja hoidmiseks töötavad siin majas veel lisaks kohtunikele ja nõunikele paljud teised inimesed. Näiteks on sellel majal oma direktor ja me lähmegi ja küsime, mis on tema roll selles kõiges. Nii, Üllar, aga nüüd on aeg rääkida sellest, kes siin majas veel töötavad ja millega nad tegelevad peale pingsi mängimise. Ja siin on üksjagu inimesi veel lisaks kohtunikele, nõunikele, meil kokku 5 osakonda, üldosakond, majandusosakond, personalikommunikatsiooniosakond, IT-osakond ja lõpuks võib-olla see kõige tähtsam õigusteabe ja koolitusosakond. Kokku meid siis umbes 100 inimest. Ja mina siis Riigikohtu direktorina ennekõike vastutangi siis selle õiguse mõistmist toetavate inimeste töö korraldamise, suunamise, juhtimise eest üldiselt. Ja kõik me siin koos üritamegi ühiselt teha lisaks sellist meeldivat töökeskkonda ja mitte ainult siis töökeskkonda kabinettidena, vaid ka sellist väikest lõõgastust, et ka seda kulub ära. Ja direktoriga võib-olla kõige tähtsam ülesanne kokkuvõtvalt siis eelarve eest hoolitsemine, et eelarve planeerimine ja kasutamine, see finantsmajandustegevus. Et pingsipallid otsa ei saaks. Muuhulgas ka seda. Ja küll, ole valmis. Nüüd aga on aeg küll minna uudistama neid mainitud ruume, mis seovad kohtumaja ja Kuradisilda. Liina, ma saan aru, et siin majas ei toimu ainult süüdi ja õigeks mõistmised, vaid te korraldate ka koolitusi. Jaa, me korraldame siin koolitusi kohtunikele, aga ka kohtujuristidele, peamiselt siiski kohtunikele. Ja tegelikult mitte ainult siin suures katlas Riigikohtu konverentsisaalis, vaid üha enam koolitused on kolinud ka veebi ja korraldame neid ka teistes kohtades, sageli Tallinnas, aga kui vaja, siis sõidame Särghauale keskkonnaõigust õppima ja õpetama ja kui vaja, siis näiteks Sagadisse, seal kogunevad alustavad kohtunikud ja nemad osalevad koguni 3-päevasel koolitusel, mis on nendele sisseelamiseks. Aha. Ja tööprotsesside ja siis meeskonna juhtimise, menetluse juhtimise õppimiseks. Aga kes on need inimesed, kes siis kohtunikke koolitavad? Päris sageli on need kohtunikud ise, sest kes oleks parim õpetaja nii kõrgprofessionaalses ametis kui mitte teine kohtunik. Ja näiteks oluliste seadusmuudatuste puhul kutsume me koolitajaid ka väljastpoolt kohtusüsteemi, ministeeriumitest inimesi rääkima näiteks, millised muudatused on seadustes. Kuid Riigikohus ei ole ainult kohtunikele, vaid see on koht ka kõigile neile, kes soovivad kogu selle elu ja oluga, mis siin valitseb, lähemalt tutvust teha. Julia, ole hea, räägi, tutvusta siis natukene täpsemalt seda plaani, mida te neile inimestele pakute, kes tahavad selle eluoluga siin tutvuda? Kõik algab kodusest kasvatusest ja koolist, nii ka õiglustunne ja õigluskultuur. Ja Riigikohus on tore, et saab kaasa aidata siin noorte õigushariduse edendamisele. Priit, kuidas oleks ühe puskari ajamise eest kriminaalvastutusele võtmise teemalise interaktiivse mänguga? Või näiteks räpp teemal naabrite vaheline vaidlus. Veel parem. Või luuletus või följeton kohtukaasuse teemal või mänguväljak vanglas, et sinna oma kinni pandud lapsevanemad külastama tulnud laps saaks mängida. Need kõik ideed ja palju muud huvitavat on tulnud
9. kuni 12. klassi õpilastelt, kes on osalenud Riigikohtu iga-aastastel üle-eestilistel kaasuskonkurssidel. Ja sellel konkursil nad saavad ise ennast panna õigusemõistja rolli, kas nad siis lahendavad tavapäraselt kohtuasja või lähenevad kaasusele just loovtöö vormis. Parimad kutsume Riigikohtusse ja siin anname neile autasud üle. Aga ma olen kuulnud, et te tähistate ka õigusemõistmise nädalat, et mis see endast kujutab? Oh jaa, õigusemõistmise nädal, see toimub igal aastal, oktoobri 1. nädalal. Ja siis me selgitame, räägime, näitame, mismoodi siis oma muredele ja vaidlustele abi pakkuda kohtute poolt. Ja ka seda, et millised on need küsimused, millega kõige rohkem meie poole pöördutakse. Me käime ise koolides, kutsume õpilasi siia, me näitame kino ja üldse me leiame, et kohus peaks olema nagu näoga inimese poole, et see õigusemõistmise nädal, sinna me kaasame kogu kohtusüsteemi, aga see on muidugi üks paljudest ettevõtmistest, et kui vanasti öeldi, et kohus räägib läbi seaduse, et ta on lihtsalt seaduse suu, et siis tänapäeval ka Eestis, paljudes riikides kohus võib öelda, et seadusandja, sina ja täitevvõim peate ka põhiseadust ja inimõigusi austama ja sellega seoses siis kohtute roll ühiskonnas on kindlasti veelgi olulisemaks muutunud. Ja kohtunikud räägivad nii läbi oma otsuste, mis peavad olema arusaadavad, selged, põhjendatud, kui siis ka osalevadki õigusteadvuse suurendamisel, koolitamisel ja avalikkusega suhtlemisel, näiteks arvamusfestivalidel. Ja seal on meil alati aktuaalsed teemad, väga aktiivne avatud publik, aga lõpuks siis kohtunik on ju ka peegeldab seda, millised inimesed kohtus töötavad. Et kas nad on kompetentsed, kas nad tunnevad ennast ühtse perena ja seda tuleb ka ikkagi motiveerida ja edasi arendada ja meil on näiteks sammukogumisvõistlused ja just me oleme lõpuks ikkagi ju ka inimesed. Ja olemegi jõudnud Riigikohtu tuuriga lõpusirgele. Paljud küsimused said vastuse ja mina sain teada, kus see tõde ja õigus ja loodetavasti ka õiglus tegelikult sünnivad.